taas kord NoCast jälle eetris, seekord oleme omaenda kallis stuudios ja ei ole Janariga kahekesi, vaid ikka traditsiooniliselt on meil ka külaline stuudios ja täna on meil külas Lauri Liibov. Tervist! Esiteks suur aitäh, et sa leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu ajada. Ja kuna esimest korda saates, siis saame alustada meie saate sellise traditsioonilise küsimusega, mis koosneb 3 küsimusest. Et siis on hea niisugune väikene segadus ja on hea mugav rääkida. Aga et äkki siis alustame sellest, et äkki räägid oma sõnadega, et kes sa oled, kus sa tuled, millega täpselt tegeled ja siis juba vaatame, kuhu jutt meid viib. Nõnda, nagu öeldud, olen Lauri Liibov. Elan nüüd mõnda aega Nõos, pärit olen Kuutsemäe külje alt, metsade vahelt, et sotsiaalne elu tekkis siis, kui kutsekooli sai mindud. Et hariduse poolest alustasin IT-ga, aga tundus, et see ei ole päris nagu endale sobiv eriala istuda ja kogu aeg ekraani vahtida. Ja looma poolest olen niisugune nagu natukene loome inimene ja niisugune aktiivsem, rahutu hing nii-öelda. Ehk siis edasi sai sealt Tisleri eriala poole vaadatud. Ja tänaseks ka olen endiselt selle eriala peal tööl, nii et alustasin Vako Värkstoast. Ja tänu nii-öelda praegusele abikaasale ma siia kanti olen ka nagu sattunud, et tõenäoliselt muidu, kui ei oleks teda siin kohtanud kunagi sel ajal, et siis ilmselt oleks tuuled võib-olla mujal, aga täna olen siin ja Vako Värkstoba oli esimene koht, kus tööl sai käidud. Seal muidugi mööbli viimistajana, mitte Tislerina otseselt, aga pärast seda hakkas nii-öelda Tisleri elu rohkem pihta, kui Vakost sai ära tuldud ja järgmise kohta tööle mindud. Selge. Aga võib-olla Nõo inimesed, kes on näinud, võib-olla on siin kindlasti tähele pannud võib-olla liikumas kusagil tänaval või järve ääres või kus iganes. Ja kes on märganud siis, kui on isegi väljas -1000, siis see mees käib endiselt lühikeste pükste ja nii-öelda lühikeste varrukatega. Et kas on nii, et absoluutselt külma ei tunne või kus kohas niisugune karastaja elu pihta hakkas ja siis juba räägime natukene 21. veebruarist ka? Küll ma ikka tunnen, ilmselgelt päris tuim selle koha pealt ei ole. Kui nüüd vaadata nagu kaugemale, siis eks ta on üsna nagu lapsepõlvest juba kaasa tulnud selline Maugli stiilis käimine. Et pidevalt ikkagi nagu maal elades siis palja jalu ja lühikesed riided kuni nagu esimeste külmadeni. Ja vahepeal muidugi see harjumus nagu hääbus vähehaaval ja mingist hetkest siis hea sõber rääkis, et ta käib hommikuti külmas vannis talvisel ajal. Siis oli küll nagu korraks niisugune mõte, et kas sa nagu terve oled, on ju? Et miks sa nagu vabatahtlikult lähed sinna vette? Aga lapsed omal nagu järjest kasvasid suuremaks. Oli seda järve ääres käimist rohkem, ujumist. Ja siis ühel heal hetkel tekkis endalgi mõte, et aga näed, suvi läbi oleme ujumas käinud. Kuule, aga nagu prooviks edasi ka. Järjest jahedamaks läks, sügis tuli kätte. Vihmad tulid peale, nüüd külmemad. Vaatasin, et okei, päris huvitav. On nagu ebameeldiv, aga huvitav. Ja oligi ligi 3 aastat tagasi, sisuliselt siis, kui see purre meile siia järveäärde tekkis, tollega seoses nagu hakkas see aktiivsem elu seal järveääres endal ka pihta, et vanem poeg oli ka huvitatud niimoodi jahedamal ajal käima. Tol hetkel oli 9. Oma, nii varakult. Täna on ta 11. Ja siis järjest läksimegi. Tuli õrn jääkirme peale, ikka käisime. Küll oli nagu hirmus, aga põnev oli.
ja siiamaani välja. Tol hetkel muidugi niimoodi talvisel ajal pool alasti nagu ringi ei käinud. Täna, aga see on vaata nagu spordialagagi, et kompad piire, vaatad, mida suudad ja siis järjest treenid järjest nagu peale, et järjest külmem, aga tänaseks ongi niimoodi, et lühikesed riided, varbaväepletad, käid väljas, hirmutad Tartu inimesi, hirmutad kohalikke inimesi. Et niisugune sportlik huvi ka juba, et kuidas inimesed reageerivad sellele, et omamoodi põnev. Ei, seda ma usun. Aga mis temperatuurist siis nii-öelda dressipluus selga läheb või kuidas? No eks ta on niisugune hästi suhteline, et kui väljas võib olla -9, aga tuul puhub, noh siis on juba ikka päris kibe, et tahaks juba midagi pikemat peale, aga kui on niisugune tuulevaikne, päike paistab, -12, -13 ei ole ka nagu probleem, niisugune circa tund aega väljas ringi jalutada. Aga noh, ilmselgelt sa pead olema aktiivne, et seista koha peal, seda ei soovita. Veri ei käi ringi ja siis tekib see külmumise oht päris tugev. Täpsemalt selle nii-öelda enese karastamise juurde ma tahan veel tagasi tulla, aga korra juba mainisin seda kuupäeva ka, et nimelt 21. veebruar on siis sul plaanis üks siin väikene sündmus korraldada. Et ma saan aru, et see nüüd ei ole nagu esimest korda, kui minu... Ei ole esimest korda, jah. Et äkki oma sõnadega ka, et mis täpsemalt toimuma 21. siis saab? Eks ta ole niisugune nagu naudingu hetk või naudingu õhtu või niisugune teistmoodi tegevus. Ehk siis olen külla kutsunud siia järve äärde siis saunamersu. Läbi erinevate juhuste trehvasime kokku möödunud aastal, jah. Nad paiknesid muidu Anne kanali ääres sagedasti. Ja siis sai nagu seal käidud saunas ja siis sai lihtsalt nagu visatud naljad, et kuna siis Nõo järve ääres. Ja tekkiski võimalus, et eelmine aasta veebruar, ma ei mäleta enam täpselt kuupäeva, aga veebruar oli esimest korda, kui siin õnnestus siis saunamersu külla kutsuda. Inimestele kuuma leili pakkuda ja samal ajal hoidsime ka järve jää lahti, et said siis vees ennast mõnusasti jahutada. Ja nüüd siis, ehk siis sellel laupäeval 21. on taaskord selline võimalus meil siin seda kogeda. Aga kas on vaja, ütleme inimestel, kas on vaja kuidagi registreerida kuskil mingeid asju või lihtsalt tule kohale? No nüüd erinevate kogemuste põhjal, muidu on see, et kuulutuse paned ülesse, siis näiteks ütleme kellaaja 12-5 või mis iganes see tuleb, on ju. Inimesed tulevad kohe kella 12 kohale. Siis on nagu 10-20 inimest on kohal, keegi sauna ära ei mahu, et tekib niisugune järjekord, on ju. Siis sel talvel korra olime Kõrvekülas. Seal sai öeldud ka, et võib nagu hiljem ka tulla, õhtupoole ka. Esimene tund aega ei olnud mitte kedagi. Siis kõik tulid korraga õhtupoole. Et selles mõttes jah, praegusel juhul panime võimaluse kommentaarides kirjutada siis, et kes mis kellaajal nagu tulla saab, tahab. Et siis tekiks selline nagu hajusus, et ei tekiks nagu ummikut, ei peaks väljas ootama liialt kaua. Aga kõik on oodatud, selles mõttes eelmisest aastast oli väga selgelt näha, kuidas hästi palju oli esmakordseid huvilisi, kes pole nagu jääsuplusega kordagi nagu kokku puutunud, tuldi kohale, tuldi sauna, käidi järves ära, et see emotsioon on ikkagi meeletult hea ja hästi kihvt. Aga siit kohe küsida siia juurde ka, et aga kui nüüd inimene tuleb esmakordselt, et mida peab nagu selles mõttes arvestama, ma ei tea, kaasavõtmise osas ja võib-olla ka sellise enese ettevalmistuse osas või lihtsalt tule hüppa kupsu ja vaata, mis saab? Eks kõva tahtmine peab olema. Saun on muidugi soe, on ju sinna igal juhul tulla, sellega ilmselt kellelgi ei ole raskusi. Aga külmas vees just jah, et eks sa pead pisut ette valmistama.
mõtteviisi poolest ja tahtmist kõvasti olema, aga igal juhul oleme ka meie seal juures, et kui juhul peaks tekkima mingid niisugused nagu raskused, vajadusel aitame siis mitte vette, aga veest välja, on ju. Aga ei, selles mõttes senimaani ei ole kellelgi nagu midagi toimunud või midagi juhtunud, et kindlasti selle temperatuuri kontrastiga võib tekkida nagu pearinglust või niisugust nagu enesetunde muutust, aga pigem on see kõik see enesetunne nagu positiivne siiamaani inimestel olnud, et ka esmakordsetel, et eks see saun hoiab hinge üsna sooja ja siis vette lähed, see on lihtsalt niisugune emotsiooni niisugune laks, mis sealt kätte saad nagu. Aga kas ütleme sinna nii-öelda külma vette minekuga ja külmas vees olekuga, et sellega tuleb mul alati meelde, ma ei tea, äkki ta vist on niisugune äkki kõige kuulsam selline karastuja mees Wim Hof on ju, kes on. Just olen kuulnud. Just. Et kas nagu seal on ka siis mingisugused sellised mingid hingamisharjutused või asjad, mida nii-öelda saab seal koha peal teha või ei jaa? Otseselt midagi nagu ette kirjutanud ei ole, et eks see hingamine võib raskeneda. Kui ma olen omal tutvusringkonda sinna jauku meelitanud vabal ajal, siis nii mõnigi on öelnud, et ta nagu surub rindkere kokku, on nagu hetkeks raske hingata. Ehk siis see tähendab seda, et sa hakkad rahulikult sügavalt hingama. Et mitte nii-öelda siis nagu paanikasse minna ja hingeldama seal hakata. Sügavad hinge tõmbad rahulikult ja oled täpselt nii kaua seal vees, kui sa ise suudad, kannatad või tahad olla nagu. Aga ütleme, kui sa nüüd oled seda ikkagi omajagu aega nii-öelda teinud, siis ütleme, kaua sa suudad nii-öelda siis selles nii-öelda külmas, ütleme siis talvevees nii-öelda mugavalt olla. Et eks ta kindlasti oleneb päevast ja nagu temperatuurist ka. Mugavalt olla on väga niisugune provokatiivne väljend. Et võin julgelt öelda, et ükski kord sinna vette minek ei ole mugav, aga lihtsalt see adrenaliini hetk ja see, kuidas ma nüüd ütlen, see nagu mõju ihule on nii palju hea, et lihtsalt järgmine kord tahad jälle minna. Aga ise üldjuhul ikka proovin 2-3 minutit nagu iga kord seal sees olla. Maksimum, mis ma olen olnud, äkki oli 6 minutit just või. Okay. Aga siis ikka tunne, et seda... et kätest ja jalgades kaob nagu tunne ära nii öelda. Need sõrmed ja varbad on esmane, mis nagu tuimaks kisub ära. Kasutatakse ilmselgelt ka neid kalipsosusse ja kindaid ja asju, aga ma ei ole veel nagu tihkanud rakendada neid vahendeid, et pigem nagu naturaalselt tunda nagu täiel rinnal seda talvekülma nagu. Aga ütleme, eestlane siuke saunarahvas ei jäbene nii-öelda olla alasti, et kas on mingi selles mõttes nii palju mingid reeglid, et peaks mingi ujumisriided olema? Jaa, igal juhul, et viisakas oleks ujumisriietega, et kuna ikkagi naisterahvad, meesterahvad koos ühiselt, et siis nagu katvad riietused võiksid olemas olla. Ma nüüd ei tea, see on nagu hea küsimus, et mida me teeme siis, kui inimene tahab alasti, et me pigem nagu vist ikkagi nagu ei lubaks, et see on niisugune sündsuse piiris ka. Et ikkagi riietes lahtised jalanud plätad nagu mugav, et saunast vee äärde minna. Soovituslik oleks ka nagu kindad, selles mõttes meil siin purdel on metallist need käepidemed, et lihtsalt niiske ihuga sa võid oma peopesad sinna toru külge jätta. Sõltub muidugi välistemperatuurist, et kui ta on niisugune -5 kanti, siis ei ole hullu, ihu on nii palju soe saunast tulles. Aga kui te ikkagi rohkem seal -10 kanti, siis kasulikum on kindlasti omada. Aga ütleme, kui rääkida nüüd üleüldisest sellisest nagu enese karastamisest siis ja mitte nagu ainult sellest, et võib-olla käid paar korda aastas nii-öelda talvel nagu vees, et kui nii-öelda on selline ka huvi selles mõttes saada jäämeheks ja just käiagi plätjudega talvel nagu väljas, et siis kuidas see nagu see nii-öelda see siis enese nii-öelda treenimine alguses nagu pihta hakkab, et ma saan aru, et ega alguses ka ju kohe ei läinud, et nüüd lähen kohe plätjudega välja ja on, et ma saan aru, et tihti, et nagu
võib juhtuda see, et kuidagi lähed sellise nii-öelda sellise siis emotsiooni asjaga nagu peale, aga siis jääd haigeks hoopis. et kas on ka nagu niisugune nagu nii-öelda siis oma immuunsussüsteemi ülesehitamine või kas selline asi sinna? Igal juhul ma võin täiesti tunnistada enda pealt, et immuunsus ta tõstab. Viimased 3 aastat tugevalt haige ei ole olnud. Kui on, eelmine aasta oligi, põdesin korra koroonat, viskas 39 palaviku üles, ikka käisin järves. ja see ääretult ruttu nagu saab otsa kõik see haigus. Ongi niisugune maksimum päev, 1,5 ja asi on jälle korras. Ja niisuguseid lihtsamaid külmetusi, mingid nohud, köhad, asjad, ei mäleta tükimata aega, et sellist asja nagu külge oleks jäänud. Okei. Aga kas ütleme selline, võib-olla see on veidikene loll küsimus, aga ütleme, et kas on, sest ütleme, kas võib-olla oleks paslik alustada just sellega, et kui sina nii-öelda alustasid, et siis sõber vist oli see, kes rääkis, et ta käib külmas vannis, eks ole. Aga et kas ütleme, sellega saab ka alustada sellega, et sa käid mingitel külma duši all näiteks või mis iganes, või see ei ole tegelikult päris see sama vibe, mis sa saad ikkagi, kui sa lähed näiteks järve või jõkke või kuhu iganes? Tõenäoliselt on sama vibe, aga mulle ei meeldi külm dušš. Ta on niisugune ebameeldiv, jah. Ta on nagu liikuv äkiline vesi, mis lihtsalt, vaata, kehal on selline komme, et ta reguleerib ennast vastavalt ümbrusele. Et kui sa oled soojas ruumis ja lähed siis äkitselt külma vett endale peale kallama, siis sa annad signaali, et sa oled soojas keskkonnas, keha reageerib sellele soojale ja siis see ehmatus on nagu kuidagi teistmoodi suurem. Et kui sa oled parasjagu väljas, su keha reguleerib ennast juba ära, et sa oled külmas, ta hakkab teistmoodi tööle, ta vereringe liigub teistmoodi ja siis sealt astud nagu külma vette on hoopis lihtsam, hoopis nagu mugavam ja mõnusam. Et ma tean, inimesed käivad külma duši all, mina ei taha. Ma pigem lähen järve. On paar korda proovitud, iga kord oli hea meel, kui see läbi sai. Aga ütleme, kui nüüd tulla siia 21. ürituse või tähendab sündmuse juurde korra, et siis kas ütleme eesmärk selles mõttes nii-öelda indiviidina siis oleks nagu see, et ikkagi minna nii-öelda enne sauna sisse, et nagu nii-öelda tunda seda külma või siis nii-öelda peale sauna. Et ma saan aru, et eks ta vist lõppkokkuvõttes oli iga ühe jaoks nagu, kuidas neil endale mugavam nagu on. Aga ütleme niimoodi saunast minna külma vette, et seda vist ma arvan, et on iga eestlane ühe korra teinud. Et see vist ei ole nagu see päris see, nii-öelda see ekstreemne külma tajumine, mis ta nagu on siis enne sauna minekut. Ja ma ise eelistan ka pigem ennem käia vees ära. Ihu ilusasti külmaks saada ja siis sauna sealt edasi. Aga ilmselgelt jah, et täpselt kuidas igaüks nagu kannatab, talub, et kui sa oled esimest korda, see võib tunduda väga sketši nagu minna lihtsalt tühjas kohas nagu vette. Et pigem inimesed lähevad, eelistavad ikkagi, et ihu soojaks ja sealt edasi järve. Aga kui nii-öelda rääkida nüüd just sellise nii-öelda täieliku algaja koha pealt, siis mis on need, ütleme, sellised kõige sellised levinumad, ütleme, vead, kui hakatakse siis nii-öelda talisuuplusega nagu tegelema, et üks vist asi sai juba korra mainitud, et hakatakse nii-öelda hüperventileerima, et hakkad liiga kiiresti hingama ja siis paned pildi vist tasku põhimõtteliselt lõpuks, eks ole. No võimalus on jah, ise kogenud ei ole ja ma ei ole näinud ka, et keegi on see pildi tasku pannud, aga võimalus kindlasti on selleks jah, et see temperatuuri kontrast on lihtsalt üsna meeletu. Aga kas on seal nagu veel mingisuguseid võib-olla asju, mille peale võib-olla isegi ei oska nagu mõelda, et ma ei tea, kas mingisugused, ma ei tea, krambid, asjad või pigem ei? No eks ta see riietus ja varustus on nagu pigem nagu oluline, kui sa sinna lähed, et sa juba enne ennast ära ei külmetaks või pärast seda endale külmakahjustusi ei saaks, et olen kogenud. Esimene aasta ma lõhkusin jääd lahti kirvega. Ja siis, kui sa selle kirvega seal lõhud, üks hetk sa saad kuskilt poolt selle jää lahti, vesi tuleb jää peale, edasi lõhkudes, siis see vesi kõik pritsib ülesse. Tol hetkel oli tuuline ka, ilmselt müssi peas ei olnud, nägu oli märg, kõrvad olid märjad ja siis suutsin endale kõrva ära külmetada. Nagu kõrva lesta, ehk siis koju jõudes tundsin kuidagi õhetab. Siis järsku vaatasid, et juba turses on ja tekkiski nagu külmakahjustus. Plus varba otsad, see on hästi tavaline, et varba otsad nagu
külmuvad ära, tekib nagu külmakahjust, külmavillid lausa võivad tekkida. Et kui sa paljajalu seal jäise purde peal oled, tuled veest välja, oled samamoodi seal jäise pinna peal, kuna veetemperatuur on üldjuhul ikkagi kas seal kraad või 2 kraadi sooja, aga selle jaheda jalaga lähed jää peale, jää on täpselt selline, mis on ju sul välitemperatuur, siis ta ikkagi hammustab tugevalt, ehk siis jalanõu on väga vajalik. Tallad võid ära külmetada väga hästi. Ühel aastal vanem poiss, jah, ta suutis ka päka alla endale külmavilli tekitada. Aga jah, seal vist ei ole palju vaja, kui sa natuke aega vist seal nii-öelda külma käes seisad. Ei ole palju vaja tõesti jah, et see käib üsna ruttu, kui sa suudad ära külmetada. Et noh, kui sul on jalanud jalas ja sa seisad lihtsalt palja ihuga, siis mere ihuga väljas, see ei häiri niimoodi. Aga kui sa oled kontaktis nagu jääga või lumega, siis seal on kiire see külmumine tekkima. Aga korra tulla selle juurde, et kui saate alguse poole sai korra see Wim Hofi nimisid nagu läbi käidud, et siis kui nagu vaadata seda, et see vend on selline, kes nii-öelda üritab ennast push ida, et mis ta on igale poole mägede otsa roninud ja mis ta teinud on ainult nagu nii-öelda lühikestes pükstes. Et kas nagu sul on ka nagu see element nagu nii-öelda, et ennast kuidagi nagu edasi push ida ja vaadata, et nii-öelda kui kaua vastu pead nii-öelda külma käes ennem kui... Kindlasti jah, see nagu eneseanalüüsi moment on sees, et nagu ka ennist mainisin, et Tartu rahvas käin ka nii-öelda terroriseerimas, et lapsed käivad ujumistrennis ja siis tekib niisugune tunnikene vaba aega ja käid ja jalutad ringi ja siis selle käigus üldjuhul nagu analüüsiki, et kuidas siis ihu nagu vastu peab selle temperatuurile. Meil siin praegune talv on üsna nagu kaunis talv ka, et ilusasti on oma külma maha tõmbanud ja pikalt hoidnud, et ei ole niisugune sula ja lörts. Ja erinevaid kraade siin 20 ja rohkemastki nagu räägime, et siis on ikkagi saanud testitud, et kuhu maani nagu kannatab. Aga mingit nagu suuremat plaani otseselt nagu ei sea, lihtsalt, et tunda ennast mugavalt ja vaadata, mis see talv toob. Aga võib-olla korra nii-öelda ajaloo kontekstis küsida, et kui nagu mõelda selle peale, et mis sul nagu endal see nii-öelda kõige ekstreemsem siis selline asi, mis on nii-öelda siis üle elatud, võib-olla võib küsida äkki, et mis see nagu on, kas on mingisugune, mis kuidagi on eredalt meelde jäänud? Kõige külmem hetk, kui järves on käidud, ma nüüd täpselt ei mäleta, kas ta oli 27 või oli 29 miinust. Ja tol hetkel ka vanem poiss käis järves ära. Ja ta oli niisugune, selles mõttes oli hästi huvitav kogemus, et ilmselgelt varbad olid tuimad, neid ei tundnud, on ju sageli selles mõttes, et kuna siin lähedal järvel elan, jala lähen, üldjuhul on kas siis plätad jalas, on ju, veest tuled samamoodi külma jalaga, lähed koju tagasi, ikkagi varbad külmuvad ära. Ja too hetk oli siis selline, et käisid vees ära, autoga sõitsin Arla purde juurde, auto oli soojas. Ja see lõik, mis ma sealt veest välja tulles purde pikkus, kuni autoni jõudsin, püksid olid krõbedad, jalad olid härmas, sõrmi varbad ei tundnud. Et selles mõttes too oli nagu üks ekstreemsemaid hetki. Aga kas selle võrra, et niimoodi talvel külmaga käid, on suvel palavam ka? Või kuidas? Kusjuures seda on paljud küsinud jah, et mis ma nagu suvel teen, et kas ma siis olen kogu aeg kuskil keldris või varjus, on ju. Et ei oska öelda, vaata suve kuumus on jälle teistmoodi äärmused, mida nagu ka on põnev testida. Muidugi suve kuumaga on suurem võimalus nagu pilt tasku panna, on ju, et laus päiksega. Et ei, pigem ei ole seda, et ma nüüd kuuma kardaks ja kuidagi ebamugavam oleks, et samamoodi käid ikka lühikeste riidetega edasi. Võiks just vastupidi, et siis läheb jope selga. Aga kas suvel siis näiteks ka tõmbab, et tahaks minna, ma ei tea, Lapimaale kuskile külma kohta reisima või on pigem lihtsalt, et see on paus nii-öelda? Üldiselt võtan selliselt, et kui on talv, naudin seda, kui on suvi, siis naudin suve, et suvel kuskile külma ekstra nagu ronima ei hakka. Aga siit korra käis see
läbi, et siukese vabandust, see enese nii-öelda see analüüsimine, et vaata, et kui nii-öelda lapsed parasjagu ujumas on, et on see tunnikene aega ja olla ja vaadata, et kas nagu üks selline nii-öelda külmas karastamine ja talisupluse juures, siis ma ei tea, vist ujumine see vist päris ei ole selles. No, üldiselt ta ei ole ujumine jah, et ta on pigem niisugune sissekastmine. Jah. Aga et ütleme, et kas seal on ka nagu selles mõttes selline psühholoogiline kasu just nagu võib-olla sellise inimese isikliku elu koha pealt, et nagu see on selline moment, kus sul ei ole nagu väga aega mõelda sellise nii-öelda 1000 selle argielu probleemi peale, vaid nii-öelda see toobki nagu sinna hetke ja pead seal keskenduma sellele, et nii-öelda just sellele rahulikule hingamisele ja asjale, et kas on ka selline psühholoogiliselt siis selles mõttes, kas just tervendav, aga nagu hea, nagu ta immuunsüsteemil on? Jaa, pigem ta ongi niisugune vaimselt turgutav moment. Eks palju on ka seotud see minu algus selle talisupplusega just nii-öelda tööalaselt läbipõlemisega. Et tollega seoses tekkis tunne, et tahaks nagu midagi teistmoodi teha, mingi nagu lõõgastava väljundi endale leida. Et ujumas suvisel ajal sai kogu aeg käidud. Siis oligi see, et suvisel ajal sai hakatud nagu hilisõhtul või öösel ujumas käima, sain ju, et tekib see nagu vaikuse hetk, sa tead, et nagu inimesed on magavad, kedagi seal rannas ei ole, mõni part või rebane on ju kuskil jookseb. Et hetk iseendale või siis lähed lastega koos on ju, et kuna peres on 4 last, siis ilmselgelt nagu rakendad neid ka igal võimalikul hetkel niisugustele tegevustele ja neil endal ka põnevam on ju, et kes see läheb öösel ujuma on ju, meie läheme. Ja eks ta ongi selles mõttes Nõo järv on ju hästi niisugune nagu loodusmugav, kaunis koht ka selles mõttes, et veel enam, et öösel näed tähti ka seal, et muidu üldjuhul alles selle valgusreostuse käes ja taevast nagu väga kaugelt ei näe. Et siis näed tähti ja ongi, tõepoolest see on hetkis endale ja niisugune vaimselt turgutav moment. Jah, selles mõttes ütleme taaskord sellise nii-öelda talvel täitsa vette minemise kogemust ei ole, aga selles mõttes see külma duši kogemus on küll näidanud seda, et kui see kole külm nagu läbi saab, et siis kuidagi terve ülejäänud päev on selline natukene kergem, sellepärast et ütleme, üks kõige kohutavam asi on, teed hommikul ära kohe ja nagu mitte miski pole peale seda enam nii kohutav, kui võib-olla tundub. Jah, ta on sisuliselt kohvi asemel, jah. Just. Et tõmbab nagu meele terksaks. Aga siit mul juba korra suutis see küsimus meelest ära minna. Aga siit kohe tuli mulle see küsimus ka, et nagu, aga lisaks sellele, et ütleme, et just, et selline immuunsüsteemi parandamine, aga kas on ta veel nii-öelda tänu sellele, et sellega nii-öelda aktiivselt tegeled, on ta nagu veel, ütleme, sellises elustiilis võib-olla nagu mingeid muutusi toonud, mida võib-olla tegelema alates nagu ei oodanud? Võib-olla kohvi joomine või mis iganes? Ei oskagi nagu niimoodi öelda, et eks ta, kui nüüd võtta nagu elu üldiselt kokku, et nagu lapsed kasvavad, ise lähed vanemaks on ju, mingid niisugused argimured asjad, et kogu see aktiivne tegevus on ikkagi nagu vaimselt kasulik ja füüsiliselt ka nagu ikkagi ergastav ja turgutav, et jah, eks võib-olla rattasõit on nagu, mis on nagu rohkem päevakorda tulnud ka nagu seoses siis nii-öelda selle aktiivsema liikumise ja siis selle talisupluse ujumisega üleüldse kokku, et eks ta paljuski nagu tänu lastele ka, et ei taha nagu olla niisugune taga sörkiv niisugune higistav isa, et ikkagi... Mängige ise, ma ei jõua. Jah, minge ees ära, ma tulen kuskil järgi, et püüad ikka nagu sammu pidada füüsiliselt ja pigem olla siis nagu eeskujuks näidata, et saab ka nagu teistsuguseid erinevaid asju teha, et ma olen niisugune nagu, kuidas ma ütlen, rahutu hing, et nagu tahad teha midagi sellist, mida paljud ei suuda näiteks. Et kui nüüd guugeldada, siis võib-olla olete märganud ka, olen sõitnud sellise asjaga nagu kõrgratas, eks see high-wheel ratas. Ma kusjuures tahtsin sinna jõuda, tahtsin küsida selle kohta ka. Jah, et on läbinud ühe
niisuguse nagu matkalaadse sõidu, vanarataste sõit. Kui me juba siin oleme, siis äkki räägiks sellest natukene lähemalt, et räägiks täpsemalt sellest rattast. Sest internetis ma leidsin, oli üks väga lahe pilt. Ma saan aru, et see oligi see sama ratas, millel see suur ratta sees on. Ma ei tea, kuidas seda täpselt nimetatakse. High wheel on ta ingliskeelne väljend. Selge. Et esiteks, kust see mõte tuli, et just sellise rattaga seda maratoni, sest see oli ju palju selle maratoni pikkus oli? 45 äkki, kui ma peast mäletan nüüd. 40-45 midagi sinna kanti jah. Okei, et esiteks see, et kust see mõte üldse, et jah, et üks asi see, et teha midagi, mida enamus ei tee. Siis mu teine küsimus on see, et kust üldse sellise ratta saad, sest nagu ma ei ole väga tihti näinud nagu rattapoes, et meil on ka siin. No jah, just täpselt, et teha midagi sellist, mida teised ei tee. Et see on nagu minu sütik ja kui me jõuame Maanteemuuseumisse, siis Maanteemuuseumis on selline ratas seal olemas rahvale kasutada, harjutada. Ja üks esimesi kordi, ma nüüd ei mäleta seda aastat, aga see võis olla 2011-2012 midagi sellist, kui seal Maanteemuuseumis käidud sai ja see ratas kohe nagu eriti hästi püüdis pilku. Et juba sisuliselt esimesel korral ma suutsin tollega sõita, aga oluline on see, et kuidas sa sealt maha tuled, et sa tervelt alla saad sealt. Mul on ka küsimus, kuidas sa selle peale saad. Peale saamine ei olegi nagu keeruline. Peale me kõik võime sinna lõpuks saada, aga lihtsalt, et sealt elusalt tervelt nagu maha saada. See on niisugune suurem kunst. Aga jah, sealt see nii-öelda klassikalises mõttes armumine tekkis selle ratta vastu. Ja kuna nii-öelda möödunud aegadel olen siis selle vanarataste sõiduga nagu varem kokku puutunud, ehk siis Eesti Jalgrattamuuseumi asutaja Valdo Praust on siis korraldanud neid sõite juba pikemat aega. Ja oligi niisugune, märkasin Facebookis liikumas seda kuulutust, et on nüüd siia Lõuna-Eesti kanti tulemas sõit. Ja siis hakkasin meenutama, et ligemale 10 aastat tagasi oli viimane kord, kui sai nagu osaletud. Seal ongi niisugused kas siis nõukogude aegsed rattad või midagi edevamad Husqvarnad või mingid niisugused asjad. Ja kostüümid seljas ja siis käiaksegi nagu erinevaid ajaloolisi nii-öelda objekte pidi, tehakse peatused, piknikud. Valdo Praust räägib siis ajalugu juurde nendele hoonetele ja asukohtadele ja selles mõttes hästi huvitav. Seltskond on teistmoodi põnevam, kõik nagu on nagu ühine pere, räägivad juttu selle. Ja siis hakkasin nagu mitut asja nagu kokku panema, et rattasõit, ammu pole käinud. Aga ma ei taha minna nagu tavalisel viisil, et mul on küll olemas need nõukaaegsed rattad, aga nagu ei taha. Siis meenus, nii Maanteemuuseum. Rääkisin abikaasale seda mõtet, tema kohe, et miks nad oma nagu eksponaati sulle laenama peaksid. Aga no ei, ma ei jäta seda jonni. Tekkis niisugune nagu lapselik õhin ja niisugune elevus sisse. Ei, ma kirjutan selle juhatajale. Rääkisin loo ära, näitasin, et selline sõit tuleb, et kas äkki võib olla võimalik nagu rentida seda ratast. Ma hea meelega maksaks mingi summa. Läksin niisugune nädalapäevi mööda, vaatasin, et okei, vist ei saa midagi sest asja. Juba settisin teise ratta enam-vähem valmis. Tuleb kiri. Jah, otse loomulikult nad on valmis laenama mulle nagu. Mõtlesin, et laenama? Okei. Ja siis oli niimoodi, nagu väike laps tõesti, et jess! Sai ta sealt ära toodud, jõudis see päev kätte. Läksin siis sinna kogunemisele ja algas Palupera kooli juurest. Ja tõstsin ratta bussi pealt maha, siis see korraldaja oli nagu hetkega oli väga skeptiline, et kus sa tuled sellega, et meil on suurem enamus on kruusatee, et sellega küll hakkama ei saa. Siis mul on niimoodi, et mis asja nagu challenge accepted. Challenge accepted, jah, et see plaan nüüd küll minu päevakorras ei ole. Et neil oli nii-öelda siis varuratas ka kaasas, üldjuhul ikka pikemal sõidul varurattad on kaasas, käru peal seal
juba seal pakkusid, et et umbes, et sõida natukene ära, on ju, et siis tõstame ringi ja lähed mingi tavalise rattaga edasi. ei sobi. Hakkas pihta, liikusime Rõngu poole, sealt edasi Teedla ja kus ta läks sealt tiiruga lõpuks Hellenurme ja niimoodi see tiir käis. Ja esimene kruusatee, niisugune 100-200 meetrit sõitsime ära, jäime seisma seal. Ja siis korraldaja juba seal, et tõstame käru peale ära, et sõidad teisega. Ei, ma lähen ikka selle samaga edasi. Ja tahtmine oli nii suur, et ikka pressisin ära, jah. Aga kas siis ütleme nagu nii-öelda, et ma sain aru, et nii-öelda see mahasaamine sealt on nagu kunst oma, et mis see siis, ma ei tea, poole hoo pealt hüppad maha või kuidas see käib, ütleme, ja kas ütleme see nii-öelda aktiivne sõitmine ka kuidagi nagu ikkagi erineb tulla rattaga sellisest siis tavarattaga sõitmisest? Ja, ta erineb ikka olulisel määral, kuna sa istud selle sama ratta otsas, ehk siis see suur ratas seal ees. Sa istud selle otsas, sa hoiad kätega sellest kinni ja sa manipuleerid ka jalgadega kogu seda elu. Ehk siis nii kui sa jalaga lükkad, see mõjutab seda, kuidas sa kätega vastu pead hoidma. Okay. Et kõik lihased on sul parasjagu töös sellel hetkel, kui sa sellega väntad. Ja veel enam, kui sa hakkad kuskil nagu ülesse poole liikuma, mäkke tõusma. Ta on ikka korralik väljakutse. Et ei anna absoluutselt võrrelda nagu tavalise klassikalise jalgrattaga. Mulle vähemalt nii-öelda piltide ja videode põhjal tundub, et sellega on ratas, millega on ülikerge üle pea käia, nagu ma aru saan, või ei ole? On, aga kusjuures ma ei ole ise suutnud kogeda seda. Need kilomeetrid on oma jagu, mida läbitud, aga ei ole kogenud. Eks ta on laskumisel või siis, kui nagu äkitselt keegi ette tuleb. Ehk siis toimub nii-öelda kontakt ja siis sa käid üle kaela. Aga muul viisil, esimene variant on see, et sa kukud külje peale lihtsalt. Nojah. Aga kas ütleme, kas sa ka tead natukene, ütleme selle nii-öelda ratta nagu sellisest ajaloo kohta, nagu just nagu selles mõttes, et mida need inimesed, kui nad selle ratta leiutasid, nagu mõtlesid? Kusjuures ei ole niimoodi nagu seda uurinud, ma lihtsalt olen niisugune nagu entusiast ja ma naudin seda hetke, kui ma sellega sõidan, aga nagu päris sügavale seda ajalugu. Eks ta oli niisugune Inglismaal on teda rohkem seda ratast olemas, on ju, et on niisugune nagu siis ülikute ratas või niisugune nagu kõrgema klassi ratas tollel hetkel, on ju. Et said lihtrahvast kõrgemalt vaadata, kui sa linnas sõitsid. Sisuliselt jah, aga ega tullega on nagu võimas tunne küll, et sa oled nagu rekkamees seal roolis, on ju, et sa näed kõrgele, sa näed kaugele, on ju. Lisaks sa pead ette arvestama pikemalt, on ju, et sa pead hindama olukorda, et sul nagu 100 meetri pärast mingit situatsiooni ei teki, on ju. Et kuna ta lihtsalt see pidurdamisvõime ei ole nii hea. Kuidas, kas seal on ka nagu pidur on niimoodi või peab lihtsalt jalgadega hoidma vastu või? Üldjuhul on ikkagi hoiad jalgadega vastu või siis on seal tagumise ratta juures raami küljes on nii-öelda siis see jalaraud, mille abil sa lähed ka sadulasse või siis sa tuled maha. Ehk siis pidurdad selliselt, et sa astud selle raua peale, tuled sadulast maha, hoiad lenksust kinni ja siis jalaga väikest ratast pidurdad. See on niisugune BMX-i taktika või nagu seal mul on neid, kui nagu taguratast nagu öelda pidurdatakse jalaga. Et taguratast pidurdad, jah. On muidugi olemas jah, selles mõttes ka nagu lenksuga üles siis need käsipidurid, mis survega mõjutavad siis esiratast, aga see annabki selle võimaluse, et sa pidurdad ratta kinni, aga inertsist kogu kere liigub ikka edasi. Ehk siis üle kaela lendamine on nagu sellisel juhul nagu oluliselt võimalikum. Aga kas see sündmus saab ka see aasta toimuma või see käib kuidagi? Tõenäoliselt jah, siiamaani ta on nagu iga-aastaselt toimunud, oleneb siis asukohast, kõik nagu terve Eesti on läbi käidud suures pildis, et iga aasta on see asukoht erinev, Haapsalu, Tallinn, Paide, kõik niisugused kohad, et ja on ka endal see aasta plaanis jälle minna? Mõte on ilmselgelt, jah. Olen ka 2 korral Lätis käinud. Okay. Lätis on Tweedraide ehk siis nii-öelda heategevuslik sõit, mis on rahvaarvu poolest kordades suurem ja on toimunud Riia linnas. Esimene aasta küll läksin muidugi nii-öelda lihtsa tavalisel rattaga
ja nüüd eelmisel aastal ilmselgelt tekkis ka huvi, et tahaks nagu selle suure rattaga. Paraku Maanteemuuseumil oli ratas katki, ei saanud välja anda. Aga olles nagu ükskord käinud, siis ma nägin, et ühel inimesel oli seal kõrgratas ja siis põgusalt nagu tutvudes sain teada, et ta on ühe kõrgrata ise teinud. Nullist ehitanud, ilmselgelt oluliselt raskemate materjalidega, aga täiesti toimiv ratas. Ja teadsin ka, et tal on olemas siis veel üks ratas, mis on Rootsis valmistatud tehase vabriku ratas. Ja siis tekkiski sealt mõte, et küsiks, äkki ta laenab seda selle sõidu jaoks. Ja nagu on, küsija suu pihta ei lööda ja oligi võimalik selles mõttes tema enda ratast nagu laenata. Huvitav, kas nendel ratastel on ka nagu see, ütleme, õhukummiga süsteem või on täiskummist või kuidas see, Suurem enamus on ikkagi täiskumm. Ajaloos on olnud rattaid, seal samas Riias trehvasin kokku ühe kollektsionääriga, kes näitas ka pilti, et on olemas õhkummiga ja on ka puit raamiga ratas vist olemas, selline kõrgratas. Uitro, okei. Jesus Christ. Ma isegi, see oli minu jaoks üllatav, et nii-öelda, et täitsa tehasest on võimalik siis. Ma saan aru, et see on siis mingi niuke custom tellimine, kui kuskilt tehasest tellida. Rootsi tehas selles mõttes, ta ei ole nüüd küll suur tehas on ju, aga ta valmistab ikkagi, ta otseselt ei ole custom made, neil on oma nagu seeria tootmine, sa saad valida värvi, suurust ja mingid lisaagregaate siis. Ja hinnaklass jääb seal 1600-1800 kuskil selles vahemikus on see hinnaklass. Ilmselt siis mingid maksud veel juurde, aga... Ja. Okei. Aga siit tuleb mul kohe siia väikene kiire küsimus veel, et see ei ole ilmselgelt selline ainukene selline, ütleme võib-olla imelikum ratas, mis maailmas on toodetud. Et kas on midagi sellist, mis on veel nii-öelda silma jäänud rattamaailmas, mis on see, et okei, sellega tahaks küll proovida nagu sõita? No ei oskagi kohe niimoodi öelda, eks neid kummalisi rattaid on oma jagu. Äkki on Lätis miskit silma, aga on meil Eestis veel kellelgi mingisuguseid? Päris sellist emotsiooni tekitavad ratast veel ei ole rohkem näinud. Selge. Eks selle ühe ratta peal võiks ka kunagi ära proovida. 40 kilti. No 40 kilti on võib-olla palju, jah, aga lihtsalt proovimise mõttes, et nagu üks hetk nagu sinna üldse peale saada ja püsida seal peale, et võib nagu väljakutse mõttes olla huvitav. Tõsi. Aga sellist nagu kirge nagu ei ole veel ükski teine ratas nagu andnud. Aga... Jah, muidu me küsime, et kuidas, et tavaliselt käib inimeste tööst jutt ja siis, et kuidas nad lõõgastuvad, aga me oleme praegu rääkinud sellest enamasti, kuidas sa lõõgastud, et Tõsi. et võib-olla, et sa oled siis tisler või kuidas... Ametilt tisler, jah, selles mõttes antud ettevõttes nimega RKV, nagu ka Topsi peal näha. Olen ametinimetuselt tootmisjuht, aga suures pildis nagu Hunt Kriimsilm selles mõttes, et kuna kogemust on ka mööbliviimistluse alal, siis juhendad viimistlejaid, vajadusel suhtled klientidega, hangid materjale, vajadusel lähed ka tootmisse tegema asju, et kõik, mis vaja, tuleb ära teha. Tõsi. Aga kas, ütleme, kui sellelt alalt võtta, et kas on midagi meelde jäävat, mida sa oled ise nagu nii-öelda nagu ehitanud või teinud, et ma ei tea, mingi eriti lahe mööblitükk või ma ei tea, et kas on midagi sellist? Nagu kui varem mainitud niuke rahutu hing ja natuke kunstilembeline ka on ju, või niuke loome inimese moodi, siis ikka aeg-ajalt katsetad nagu erinevaid viimistlusmaterjale, erinevaid puitmaterjali, kuidas nagu asjad sobivad.
koju sageli abikaasa nagu kurdabki, et kui ma koju mingid mööblid teen, et siis miks ma nad nii rasked teen kogu aeg, on ju, et ei kannata nagu liigutada, et kui võrrelda Jyski või IKEA toodetega, et siis nad on nagu papist tehtud, et siis koju ikkagi nagu söögilaua näiteks tegin vineerist lahti lõigatud, ristipidi kokku uuesti liimitud, ehk siis jäi triibuline pool peale. Toonitud tumedaks, lasin ühe tuttava lapsel siis peale joonistada valgega nagu siis puuvõra ja linnud ja lauajalad tegin kunstkivist, valgest kunstkivist alla, ehk siis niisugune nagu tugev tükk, et korra tuppa tood, siis enam ta sealt koha pealt nagu ära ei liigu, on ju. Mis on ka nagu kasulik, vaata, kui sul on suurem kogus väikseid lapsi, on ju, et siis nad ei tõmba selga endale midagi. Et on niisugune stabiilne ja tugev tükk, et julged nagu lasta lapsi selle kallale. Aga ütleme, kui kaua selline umbkaudne nagu valmistamine nagu siis aega võttis sellest nii-öelda ideest kuni siis selle valmis asjani ja kas see oli sul nii-öelda siis algusest peale see disain asi juba selge või see oli kuidagi niimoodi nii-öelda töö käigus? Ütleme niimoodi, et nagu omale teed siis on ikkagi töövälisel ajal ja kuna see disain tegelikkuses ei ole iialgi nagu lõpuni paigas, et sa mingi mõtte paned paika, aga see on nagu söögi tegemisega, et sa vaatad retsepti, saad aru, võimendad ja tuleb hoopis midagi muud, on ju. Et disain ei ole paigas, lõpptulemus nagu selgub siis, kui ta lõpuks on valmis, on ju, et vahepeal jälle mõtted muutuvad, saad aru, et mõni materjal ei sobi oma vahel kokku või sobib just väga hästi kokku ja kasutad nagu mingit teist asja rohkem, on ju, et ideed muutuvad alati, jah. Aga tulles nii-öelda rattamaailmast ja puutöömaailmast tagasi korra siia talisupluse juurde, et nüüd see, mis 21. siin toimuma saab, et selles mõttes, et kas on ka selle sama sündmuse osas nagu ka selliseid nii-öelda tulevikuvisiooni kasvatada suuremaks, teha kusagil mujal, et on ka mingid siukseid mõtteid juba või veel ei? Eks ta praegu on rohkem niisugune nagu kogukonnale talvel millegi teistsuguse pakkumise mõttega, et ei ole nagu vaadanud kaugemale, et mis nagu edasi suudaks. Võimalik on, et mis mõtted on nagu läbi käinud siin Nõos, et võib-olla nagu seda saunapäeva kuidagi suuremalt, et tuleks mingi teist laadi saunadega ka, siin telksaun või mis iganes niisugused mobiilsete saunadega kohale, et nagu festivalilaadne toode, nagu midagi sellist, on ju, et aga eks ta hetkel on rohkem niisugune, et tahaks nagu kodu lähedal nautida midagi teistsugust ja pakkuda ka siis nii-öelda kohalikule kogukonnale midagi muud. Jah, ei siuke mingi nii-öelda saunafesti värk kuskil talvel sinna, see oleks ju üli kõva ja kui oleks veel mitu sauna ka, siis oleks see, et ei oleks seda järjekorra muret. Just täpselt jah, et on võimalik nagu proovida erinevaid saunasid. Et saun on selles mõttes hämmastava võluga ka, et kui me nagu inimesena sinna lõpuks jõuame ja meil on seal seltskond koos, siis see toob nagu kõik ühele tasemele. Et kõik nagu üks tuttav ütles, et kõik ühesugused lihakehad, on ju. Et kõik on ühesugusel tasemel ja see jutt on nagu huvitav. Sa näed hästi erinevast valdkonnast inimesi, on ju, jagavad oma kogemusi ja mõtteid ja hästi põnev on selles mõttes. Aga ma saan aru, et kas see sündmus nüüd siis saab ilma või juba on ta kusagil nii-öelda sotsiaalmeedias, et kus sellele saab Sauna Mersu Facebookis on juba üles pannud. Kohe täna õhtul tegelen ka ise, panen siis Nõo gruppi ja olen teinud ka nii-öelda siis selle Nõo talisuplejate grupi, mis sel aastal on ta natukene nagu vaeslapse rolli jäänud. Et sellel aastal ise siin Nõojärves talve alguse poole sai rohkem käidud, siis laenasin oma jääsae välja, 2 nädalat oli käest ära see saag, siis suutis see jääauk nii palju kinni külmuda, et enam ei raatsin nagu seda lahti hakata raiuma.
ja olen käinud Elvas Vaikses järves. Seal metsa sees on ka omamoodi huvitav, et ennem teed oma uisutiirud seal järve peal ära ja siis viskad uisud autosse ja käid supled ja jälle päev korras. Tõsi, ei, see Vaiknjärv on väga mõnus koht, veits nagu siuke tsivilisatsioonist ära lõigatud vibe on seal. Ja ümbritsevad kõrged puud ja oled nagu omas augus seal. Just. Aga et kuna kordamine on tarkuse ema väidetavalt ja kõik see, et oota, et siis kordame veel sellega üle, et kuhu siis nii-öelda kirjutada nüüd, et kui on huvi osaleda, et siis panna kas sinna, et tähendab, millise sündmusele või kuhu siis nii-öelda seda enda osalemisest teatada. Facebookis Sauna Mersu, seal on üritus välja jagatud, välja kuulutatud ja kommentaaridesse siis võib kirjutada. Ei pea kirjutama, aga võib kirjutada, et mis ajal oled tulemas. Siis on teistel hea näha, et ei tekiks nii-öelda ummistumise hetke. Just. Ei, selles mõttes loogiline, igati loogiline. Nii, ma näen, et sa leidsid juba... Ma otsisin välja kohe. Nii, ja tõepoolest. Siin on vist lihtsalt kuulutus. No nii, aga me paneme need lingid lähevad kindlasti ka meie enda postituse juurde. Aga enne veel, kui vaikselt hakkame siin nii-öelda otsi kokku tõmbama, siis küsime veel ühe küsimuse, mida me oleme küsinud vähemalt minu teada kõikidelt külalistelt. Et räägi, kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat kuskilt raamatust, filmist, kust iganes, mis on jäänud kuidagi nii-öelda ajusagarate vahele pidama ja mida võib-olla tuletad meelde sellisel, kui ei ole olnud kõige parem päev, aga mis siis nii-öelda natukene tõstab tuju? No on küll, see on lausa mulle siia käe peale kirjutatud. No nii. Ühesõnaga eesti keeles öelduna on siis see, et raske teekond viib ilusa asukohani. Nõus. Et miski, mis on midagi väärt, ei tule kergelt. Täpselt nii. Ja mulle sa tegid, siis ma mõtlesin, et sa tahtsid. Vabandust, et ma hingan. Ja, hinga vaiksemalt. Aga võib-olla siia lõpetuseks veel, et sündmuse asjad said üle korratud, aga võib-olla ikkagi veel kordaks veel võib-olla need asjad küll, et kui mõni see nüüd kuulab ja mõtleb, et ta tahab ka hakata sellise enesekarastamisega nii-öelda tõsisemalt tegelema, et mis need asjad siis on, millega nii-öelda täielik amatöör peaks alguses arvestama, et võib-olla mitte minna 4 tunniks õue, aga mis need sellised elementaarsed asjad on, et võib-olla vältida sellist kohest haigestumist või sellist negatiivset kogemust? Kõige lihtsam on sügisel alustada siis, kui sa keha järk-järgult harjub selle jaheda ja külma ja kõige muuga. Kuigi olgem ausad, ega sügisel on nagu vesi kõige ebameeldivam. Ja siis on kogu ilm on ebameeldiv. Siis on kogu ilm on ebameeldivam, jah. Aga pigem alustada nagu samm-sammult soemast külmema peale. Keset talve kohe niimoodi hoobilt alustada ei soovita. Kes tahab, see võib alustada, proovida, aga ei soovita. Aga lihtsamad meetodid käi näiteks paljajalu mõned sammud väljas lume peal. Kuna jala tallal on meeletul kogusel närve, siis too nagu stimuleerib. Ja sealt sa võid juba nagu esimese alguse kätte saada. Aga tuleb tunda, kuidas su ihu nagu reageerib sellele. Et kui ta ikkagi, keha räägib hästi palju inimesega, et kui ta nagu hakkab vastu puiklema ja halvasti ütleb sulle, siis ei tasu nagu jätkata. Et selliseks enesepiinamiseks ei tasu seda nagu muuta. Kindlasti mitte, jah. Et see, ta on ebameeldiv see külm, aga sa pead ikkagi nagu suutma nautida seda. Ja tundma nagu selle nagu positiivset kasu, on ju. Et kui sa, ma tean inimesi, kes ütlevadki, et nad küll käisid järves, on ju, sügisest hakkasid käima praktiliselt iga päev, aga ikka nad jäid korduvalt haigeks ja siis lõpuks olid nagu käega, on ju, et kui ei sobi, ei sobi. Mõnel võib kaalutõus tekkida, mõnel võib vereringega midagi paigast lüüa või südamele mingi teise rütmi sisse lüüa, et alati tuleb jälgida, kuidas nagu keha siin nagu räägib.
Ja siin mul tuli nüüd üks küsimus meelde, mis mulle ennem läks meelest ära, et ütleme, et kui selline ja mis isegi ennem mainisid, et nii-öelda keha reageerib sellele nii-öelda keskkonnale, kus ta siis on, eks ole. Aga siis mu küsimus on nagu see, et ütleme, kui sa oled seda nii-öelda, ütleme, mitu aastat teinud, kas siis ütleme sellisel, ütleme näiteks peale suve ja seda nii-öelda soojemat perioodi, et kas sina pead ka siis nagu nii-öelda ennast nagu uuesti mõnes mõttes nagu harjutama selle külmaga või see kuidagi jääb nagu sisse? Ikka peab harjutama, jah. Et see keha lihtsalt harjubki nii ruttu sellega ära, et nüüd on soe ja unustame ära selle. Kindlasti talle nagu mingisugune teadmine jääb, mis see talv endast kujutab, on ju. Selles mõttes ka, et ma olen 3. aasta järves käinud ja see aasta on nagu üks esimesi, kus ma nii-öelda vabal ajal käin ka lühikeste riietega ringi. Et 2 esimesel aastal ei olnud ka selles mõttes, ei tundnud, et oleks õige nagu käia lühikestes. Aga see aasta, kuna ta nagu harjutamise peale, siis ikkagi nagu keha mäletab mingis ulatuses seda. Aga see hooaja algus ikkagi on niisugune, vajab uuesti harjumist ja meelde tuletamist nii-öelda. Meelde tuletamist, jah. Nii, aga... Ma igaks juhuks äkki lihtsalt kordan ka, mis ma siit sündmuselt, et pilet on ka 5 eurot, on ju, et saab... Varasemalt oli jah, niisugune nagu sümboolne tasu oli sinna märgitud, aga eks see tekitab niisugust nagu võib-olla siis ebameeldivat või niisugust kohmakat olukorda, et mis see siis sümboolne nagu õige on. Et praegusel aastal mõtlesime, et 5 eurot võiks olla sellise kogemuse eest niisugune õiglane hind, et ei tule see saunamersu siia täiesti tasuta, et kütus maksab ja küttepuu maksab ja eks seda ole ehitatud ka neil. Et 5 eurot on osalustasu ja siis ole kas või algusest lõhtuni välja seal naudi seda hetke. Ja see siis on ühesõnaga, ja see on sularahas ainult, on ju? Saab ka ülekandega, kui on nagu väga vaja, aga pigem eelistaks sularaha. Selge, ei, täiesti arusaadav, loogiline. Aga suur aitäh veel kord, et leidsid selle väikse aja, et meiega siin natukene juttu puhuda. Seega 21. veebruar 5 eurot tasku, ujumispüksid kaasa ja seada sammud Veskijärve äärde. Ja ma usun, et ei pea pettuma selles mõttes, et ma näen, et ka siin on ta tegelikult talvine saun ja lõkkeõhtu lausa. Et seega ma saan aru, et ka tehakse lõket. Jah. Lõkke alus on kaasas, lõket teeme ka, saab seal väljas ka vajadusel võtke vorstid või need marshmallow'd kaasa ja saate küpsetada. Super, seega mina ütleks küll, et see on täis sisustatud päev, et peale seda, kui seal vist nagu päev otsa möllatada, oledki lõkke ääres, käid kupsus saunas, et peale seda võiks olla õhtuks väsinud küll, et võiks hea uni tulla. Lastele soovituslik. On vanematel rahulikum. Täpselt. Aga veel kord, suur aitäh. Aitäh teile.